teha ta valmis tükkidena või siis panna nad juba suhkruga või hakkida ennem ka ära. Muuseas, ka see on kavalus, sellepärast siis säilib ta kauem. Säilib kauem ja teda saab palju ühte karpi panna, sest meil on alati ruumipuudus. Lisaks võib rabarberist valmistada väga palju erinevaid põnevaid asju. Minule meeldib rabarberit kasutada järk-järgult. See tähendab kõigepealt, võtan ma rabarberi, tükeldan nad ära ja kasutan lõpuni, see tähendab korduvkasutus, kõik lõpuni ära kasutada, teen ta tükkideks ja teen temast kõigepealt suhkruga seisma pannes sellise, lasen kuskil 12 tundi seista külmikus ja seejärel on üks võimalus panna keema, tekib siirup ja võtta siirup eraldi ära. Siirupit olen ma juba valmistanud purki, näete, ideaalne igal talvisel õhtul teha kas jäätise kokteili, panna morsivette ja veel toredam on rabarberi siirupist teha valmis jääkuubikud. Jääkuubikud rabarberi siirupist valmis või rabarberi mahlast. Ei pea olema siirup. Võite ka lihtsalt rabarberi mahlast teha. Jääkuubikud panete sügavkülma ja kui on kokteiliisu, palun väga, ainult vajutades saate kätte rabarberi kuubikud. Kas te teete kokteili, kas te panete morsi sisse, kuhu iganes. Siirup, üks asi. Teine variant on võimalus rabarberist teha ise šruubi. Kas te teate, mis on šruub? Šruub on siis meie organismile väga hea, mis olenevalt siis, mida on sinna kasutatud, kas on tehtud erinevate meie Võselil, muuseas meie Võsel, Saaremaa firmal, on väga palju erinevaid šruube, aga me võime teha seda ka ise. Kasutades siis näiteks rabarberit, kasutades astelpaju ja erinevaid marju, mis teil kodus on, ja lisades Võseli õunasiidrijäädikat. Sel juhul on meil vaja tükeldada rabarberit, panna nad suhkruga seisma 12 tundi, lasta seista kuskil 3-4 päeva, iga 12 tunni tagant veidi segades. Ideaalne külmikus hoidmiseks on ka meil olemas sambakann, mille sisse saab panna siis suhkru ja rabarberi kihiti. Ja nüüd, kui see on kihiti ära seal seisnud, lasta keema, võtta tükid välja, vajutada välja ja nüüd selle ainele, vedelikule lisada õunasiidrijäädikat ja me teeme ise šruubi. Samamoodi võib kasutada siirupit loomulikult, aga nii on ta ka üks võimalus ära teha. Ja teine variant, kui nüüd tahta kiiremini kätte saada, ükskõik mis, kas rabarberist, marjadest või teha hoopis smuutit. Smuuti ja kõige muu jaoks on olemas Tupperware Supersonic Extra, ideaalne hakkija, vahustaja, purustaja, mis koosneb siis 1,3 liitrisest anumast. Anuma all, kui te saate uue anuma kätte, on tegelikult anumas sees silikontihend, mis siis tuleb asetada anumale põhja, et ta ei libiseks laua peal. Asetame põhja tera, mis on kaitsmega, sest tera on väga terav, väga oluline märgata ja muidugi, kui hakkame kasutama, võtame kaitsme ära. Teine variant on vahustada, kui me tahame teha pannkoogidaigent. Labad on sellises ergonoomilises vormis ja samamoodi on terad väga läbimõelduna, et ta teeb kiirelt hakkimise ära. Peal on gaas ja lehter. Ja lehter on siis variant, kas me soovime kasutada või mitte. Peal on ava ja kui nüüd lehtrit siin liigutada, millel on peal mõõdud, üks asend on lukus, teine on lukust ära. See on selleks hea, kui me teeme näiteks jogurtikooki ja me soovime lisada želatiini, siis samal ajal segades, nii hea on retsepti panna, lisage želatiin samal ajal segades. Aga nii on see tõesti võimalik. Paneme siia jogurti ja siia sulatatud želatiini ja nüüd ei ole muud, kui asetame kaane peale ja hakkame segama. Samal ajal liigub želatiin sujuvalt jogurtikoogi jaoks siia sisse. Või kui soovite majoneesi teha, kõigeks selleks. Aga hakkimise mõttes on siis võimalik siin hakkida kas rabarberit, kas kõikvõimalikud salatimaterjalid. Mina valmistan selles samas Supersonic Extras purukoogipuru. Kõige alla panen jahu, siis panen võikuubikud, siis suhkru, gaas peale, loksutan, raputan natuke ja hakkan vaikselt tõmbama. Ja purukoogipuru ühtlaselt seguneb, hea on ta veel korraks külmikusse panna
ja mis muud, võtke silikonalus, purukoogi kiht alla, kohupill peale, rabarberid, õunad, mida iganes te soovite ja kõige peale jälle puru. Ideaalne kook. Aga loomulikult võib sellega ideaalselt teha ka smuutit. Smuuti puhul, kui me räägime rabarberist, võib kasutada loomulikult rabarberi siirupit. Aga mis veel võib teha? Praegu on mul plaan teha sruubi. Sel juhul on mul, näete kui ilusad kausid meil on mul tükeldatud rabarber. Ma panen ta suhkruga kihiti seisma, nagu ma ennevalt rääkisin. Teine variant on teha hoopis täpselt nüüd see siirup valmis ja seesama rabarberi mass suruda läbi sõela ja lisada sinna hoopis natuke tomatit, natuke paprikapulbrit, tšillit, natuke, mida te just soovite ketšupis näha. Ja tegelikult rabarberi ketšup on ideaalne just liharoogade marineerimiseks. Lisandina loomulikult ka. Kasutame tõesti väga palju, sest ta tõesti on magus, hapusoolane, nii nagu tegelikult kunagi meile lapsepõlves räägiti piimalihasupist, siis rabarberi siirup ja rabarberi ketšup, rabarberi sinep, kõik on võimalik sellest rabarberist teha. Siin on mul rabarberi ketšup valmis tehtud. Aga veel toredam on teha valmis ise rabarberi sinep. Siirup läheb purki või sügavkülmakarpidesse, jääkoobikutest, või hoopis lisame sinepiseemneid, osa purustame, osa lisame pärast või kasutame sinepipulbrit, lisame veel õunasiidri äädikat, lisame veel erinevaid, ma panen retsepti siia alla ja tõesti mõnus sinep võtta jälle, kas liha marineerimiseks, kas lisandina ja me oleme seda ise teinud ja saanud ühest rabarberist nii palju erinevaid toredaid asju. Aga täna räägime siis lisaks, kuidas teha meie Supersonic Extraga smuutit. Sest smuuti aeg on tegelikult läbi aasta. Aga smuuti võiks olla meie elus eriti suvisel ajal, sest palju on värsket. Aga teate, et tegelikult smuuti puhul mängib rolli just nimelt väga palju ka külmutatud vilju, mis te olete külmikusse pannud ja millal siis veel külmik tühjemaks saada, kui mitte praegu. Extra Supersonic on selleks ideaalne. Mis mul jäi enne näitamata, on oluline, kui tupperwaretoode on kahe värviga, siis gaas käib lahti. Külje peal on siin väike nupp, kui me vajutame nuppu ja teise käega vasakut kätt liigutame endast eemale, tuleb ta lahti, et puhastada. See on ka ülioluline. Ja loomulikult valmistamine käib laua peal kiirete liigutustega. Mida me paneme täna smuuti sisse? Smuuti puhul on väga oluline loomulikult, mida te ise tahate saada. Kas te tahate oma seedimist paremaks saada? Kas te tahate kehakaalu? Kas te tahate lihtsalt head tunnet? Hommikust erku mõnusat vitamiinilaksu? Või te soovite hoopis serveerida smuuti kausis, teha smuuti bowli? Selleks on tupperwarel erinevaid kausse ja selleks on ju loomulikult palju erinevaid ideid. Mis on smuuti puhul oluline? Siis kindlasti see, et oleks midagi, mis smuuti paksuks teeb. Ja paksuks tegemiseks on smuutil võimalused erinevad. Kas mango, kas banaan? Palun väga, võtame värsked banaanid, aga teate, mis on banaani puhul veel eriti oluline? Banaan on eriti hea smuuti ja jäätises, kui ta on sügav külmutatud. Selleks on ka tupperwarel olemas väga head freezer mates karbid. Siin on nüüd pandud 2 banaani, mis on üle küpsenud. Paneme need siia sisse, nad on mõnusalt jäised. See tuleb nagu jäätis. Just üle küpsenud banaanid on lõigatud karpi ja pandud sügavkülma. Siia tegelikult oleks ka 3 mahtunud, aga sel hetkel oli mul üle küpsenud 1 banaan. Banaan on olemas, kas siis mango, kas virsik, mida iganes te paksuainena tahate kasutada. Järgmisena on oluline, kas te tahate siis pigem rohelist smuutit, kas te kasutate kiivit, kas te kasutate spinatit, erinevaid võimalikke, just nimelt stressi vähendamiseks on hästi oluline foolhappe ja just rohelised köögi- ja puuviljad kasutavad seda. Ja ma tean, te ütlete paljud, mul on olemas blender. Aga palun, see on suurepärane võimalus loomulikult ka blenderi jaoks. Aga meie Supersonic Extra ei vaja elektrit. On füüsiline treening, saate kasutada mererannas, piknikul,
suvilas, kas on elekter või ei ole, väga lihtne. Ei pea seda jälgima. Ja mulle meeldib, kui on väiksed tükid sees. Loomulikult on oluline, et te ikkagi korralikult ta läbi segate. Siia on nüüd pandud praegu juba külmutatud banaani, aga lisan ka värsket. Mis on banaani puhul oluline? Ärge unustage, sel aastal püüan ma teieni tuua ka aiandusklippe rohkem. Et mida toiduainete puhul saab ka aianduses kasutada. Banaan läheb loomulikult smuuti sisse. Näete, kuidas hakkab elama. Aga mida tehakse koorega? Koor on ideaalne koorija. Koore sisemise poolega palun väga puhastage oma nägu. Kas kurgiga, kas banaanikoorega. Väga mõnus. Imeline, eriti praeguse kuuma päiksega. Lasete natuke aega seista ja lähete loputate näo ära. Samamoodi võite koorida keha. Järgmine asi, kui teil on olemas nahast jalanõud, kui teil on monsterad, mingid kummipuud, palun väga selle sama banaanilehega lõõge läikima. Hakkate lilli kastma, pange banaanikoored lillekastmisvette. Teil on roosid, teil on erinevad lilled aias. Palun väga, kõik banaanikoored, ka pärast lillekastmisvees olemist, on ideaalne asetada rooside lähedale, isegi natuke mulla alla. Ja kui keegi veel tomateid kasvuhoonesse paneb või õue, siis banaanikoored on just nimelt ideaalsed panna tomatite alla sisse kaevamiseks. Ta annab väetist ja ta on pikaajaline väetis. Nii, aga nüüd paneme siia ka praegu värske banaani. On siis olemas juba külmutatud banaan, on värske banaan. Mis järgmisena? Sügavkülm tuleb tühjaks teha, oli jutuks. Palun väga, mustsõstrav. Just selline mõnus energia. Praegu sõidate palju autoga. Kui te kuulete, siis ka minu hääl on veidi teine. Tervitan kõiki tupervaarekaid, kellega oli eile tore Muuksis kohtuda suvepiknikul. Ja muuses, suvepiknikke teeme me ka Saaremaal sel suvel päris palju. Nii et kui teil on huvi mõnest piknikust osa saada, siis kirjutage siia alla. Kutsume teid. Suvepiknikud on siis toredad kokkusaamised nende vahel, kes tunnevad huvi kokandusest, kes tunnevad huvi tupervaare vastu. Tere tulemast meie klubisse. Sellepärast on ka hääl veidi kahe, sest autoga sõites kasutasime konditsioneeri. Mustsõstrad, sügavkülmast vähemaks. Ja nüüd ei lisame kindlasti suhkrut, mis on hästi oluline, mida ei lisata smuuti sisse. Ei lisa suhkrut, kui me kasutame puuvilju, ei lisa piimatooteid. Kui muidugi tahate, võite kasutada mandlipiima, te võite kookospiima kasutada, erinevaid kaerapiimasid. Ja kui te soovite, palun väga ka piimakokteil, aga mina eelistan teha seda veega või siis hoopis mahlaga. Ja praegu on mul siis siin banaan, siin on siis praegu mustsõstar ja nüüd tšiki-preki. Kui on külm marja, siis on küsimist natuke rohkem. Tõmbame enda poole, seguneb väga kiirelt. Näitan teile vahepeal, palun väga. Nüüd oleneb teist, kui peenena te soovite smuutit näha. Lisame vett. Selleks on ideaalne kasutada sambakannu. Lisame vett või lisame mahla. Peaasi, et smuuti liiga vedelaks ei lähe. See on selline magus. Kes soovib vähem magusat, võib loomulikult kasutada ka erinevaid kirsse. Maasikat loomulikult. Puusab tööle, nagu ütles mulle kunagi mammu meie esitlusel. Ja nüüd lisan siia ka apelsinimahla. C-vitamiin. Selleks apelsinimahla pressimiseks kasutasin ma meie köögikatit. Siin on mul juba 2 apelsini oli ennem pressitud, kasutan loomulikult mahla apelsine. Ja niisama lihtsalt keeran ja maht tuleb välja, kui on seemned. Jäävad seemned siia peale. Kui ei ole seemneid, ta tõesti viljalihani lõpuni pressib ära. Köögikatile kuulub ka veel komplekti siirunikoore riiv, muna valge eraldaja ja lisaks lisagaas, et kui te olete näiteks munavalge eraldanud või mahla jääb järgi, et te saate panna ta ka külmikusse. Ja lisaks on köögikatil külje peal ka möödud. Nii, palun väga 3 apelsinimahla. Ja segame veel. Tervislik smuuti on hommikul
teie seedimisele väga kasulik, teie organismile. Ta on ideaalne vahepala. Kaasa võtta, te ei pea kiiresti ära sööma, te võite kaasa võtta. Selleks on olemas erinevaid väga häid anumaid. Ja nüüd, palun väga, smuuti valmis. Praegu tuli ta selline vedelam, joogismuuti. Kui me tahame paksemat smuutit, siis lisame veel midagi, mis annab paksust. Praegu valan ma meie klaasidesse sellise mõnusa smuuti. Väga hea. Igatahes selline tervitus igal aiapeol, igal hommikul, kiire vahepalana, kiiresti kasutamiseks just hea. Ja loomulikult on smuuti puhul siis oluline, kui teda nüüd järgi jääb, võite teha teda ka panna täpselt samamoodi jääkubikute vormi, võite panna teda jäätise vormidesse, aga igal juhul smuuti dieet, ma arvan, sobiks meile kõigile. Nii et teeme väljakutse. Alustame juba täna, 27. juuni. Tee ka sina oma külmikusse ruumi ja kasuta ära külmutatud erinevad puuviljad, pane juurde erinevaid põnevaid vilju ja mis kõige tähtsam, kui sa soovid saada endale supersoonik ekstrat, siis võta ühendust enda esitlejaga ja kirjuta mulle Merle Vaha. Ootan siis teie kommentaare siia alla, mida teete teie rabarberist. Igal juhul rabarber meie elus on, ma arvan, uskumatu vitamiiniallikas ja meie ökoloogiline jalajälg on tunduvalt väiksem. Kõike kaunist teile, tervitused Saaremaalt!